kas olete kunagi mõelnud, kui palju läheb vaja piparkoogitainast, et igal jõulukuul avatava piparkoogi kunstinäituse Piparkoogimaania kõik eksponaadid valmis teha? Ja kes selle taigna üldse valmistab? Vastus on siin. Reedel lähme Piparkoogimaania avamisele. Selleks me teeme siis veel mõned ettevalmistused, natukene vürtsi, natukene teda ja toist ja tõeline jõululõht. No läheb pikalt küll täna õhtul, aga kaua tehtud kaunikene saab olema. Siin teeme siirupi ja suhkru sulatame ära ja vürts lõin enne. Tiliseb, koliseb, joriseb. Iseenesest on veel kaugel, aga tegelikult järgmine nädal juba on detsember ja esimene advent ja võiks öelda Piparkoogimaania, siit me tuleme. Nii, nüüd on siirup ja hea ja parem kokku segatud ja paneme katlesse. Nii. Võlumaailm hakkab, käivitu nüüd. Tada! Ja taigen on valmis. Ja et lõbusamalt läheks, teeme niimoodi. Oli tuntav selline, et tiliseb või aisakell, igal juhul jõulud on tulemas ja taigen tahab neid vormimist. Ja võime öelda, et juba peaaegu pool tonni piparkoogitaigent on Tallinna poole teel Piparkoogimaaniasse, et siis avada see suurepärane kunstinäitus. Nii et jõulud tulevad, oleme kõik ilusad, toredad, päkapikud ka piiluvad. Ja eks ma üritan ka nüüd siin natukene aknast sisse piiluda, et kas see piparkoogitainas ikka Rakverest on Tallinnasse õnnelikult kohale jõudnud. Ja palun, piparkoogid on tegelikult juba ka valmis ja Piparkoogimaania avab uksed juba täna õhtul. Nii et homsest olete kõik siia oodatud ja selle aastane teema on armastus. Kuna sel aastal on Piparkoogimaania juubeliaasta, me saame, ma ei tea, kas sobib öelda juubel, aga 20 aastat, siis ma mõtlesin, et nüüd ma tahan selle teema ära teha. Sest tegelikult mina mõtlesin seda armastust niimoodi, et minu jaoks terve Piparkoogimaania on olnud üks suur armastuse ja sellise loovuse ja kunsti pilv mingi, mida me iga aasta siia loome. Ja siis sellepärast ma panin teemaks armastus. Aga tegelikult armastus on ju igal pool. Ja muidugi see ei ole lihtne teema, sest ega siis armastus ei ole ju ainult südamed, seal on kõike. Ma sattusin, ma arvan, 8-9 aastat tagasi siia. Ja nüüd ma olen lisaks akvarellimaniakile olen ka piparkoogimaniak. Ehk siis, aga minu see spetsialiteet on siis see, et mina maalin piparkoogi peale. Ehk siis toiduvärvidega maalin piparkoogi peale. Mis tähendab siis seda, et mul on siis see põhimõte, et miks minna otse, kui saab minna hästi suure ringiga. Et ma tavaliselt, kui meil antakse teada, mis on näituse teema, siis läheb suureks ajude ragistamiseks. Ja ma tavaliselt üritan siis midagi välja mõelda, et kus saaks siis seda maalikunsti nagu poolt ka tuua. Tänavune teema on armastus. Siin laua peal on siis nüüd armastus käib kõhu kaudu või? Jah, on küll. Meil on perekonnas niimoodi, et mu vanaemale väga meeldib, kui ma teen singirulle. Siin on singirullid. Siis on täidetud munad, need on alati meil olemas. Ma panin siia veel natukene kalamarja ja väikse tillikese ka peale maalisin. Siis on meil ühed maailma kõige rõvedamad asjad, mis mulle üldse ei meeldi, on need konserveeritud herned. Need on meie perel on mingi värk sellega. Siis on verivorst, kartulid, rasvas nõretav, lemmendav selline praekapsas. Ja mis siin veel on siis üks mahl, kohvi ja koogitükikene. Rohkem polegi vaja ju ülesöömiseks. Näitus jääb avatuks iga päev kuni 7. jaanuarini ja piparkoogidest kunstiteosed ootavad teid disaini- ja arhitektuurigaleriis Pärnu maantee 6.